Tere, tere! Me oleme jälle siin. Tere ka minu poolt. Oled kuulamas Terviseelu podcasti 5. episoodi. Mõtle, kui kaugele me juba jõudnud oleme. Ja me oleme jätkuvalt koos, Kaia Kardma ja Pille Mutli. Ja täna meil on selline huvitav teema meie endi jaoks. Ega me ei toogi ju enda jaoks mitte huvitavaid teemasid lauale, sellepärast et nendel teemadel me väga midagi rääkida ei oska. Ja mõtlesime siis täna jagada sinuga tervise ja heaolu 3 tugisammast. Mis sa arvad, mis need võiksid olla? Mõtle oma peas, mis sinu jaoks need 3 tugisammast on ja siis vaatame, et kas need ühtivad meie tugisammastega. Ma arvan, et parema elu üks kõige suurem taipamine võib olla see, et elus on tegelikult kõik omavahel mega ülitihedalt seotud. Ehk siis, kui sa tundsid praegu selle küsimuse peale, et tegelikult jääd isegi natukene jänni, et oota, mis mõttes, et mis me selle all nüüd mõtleme või mis aspekti ja nii edasi, et siis see on täiesti loomulik. Ja nii väga, kui me ka tahame kogu ilmaelu ära lihtsustada, siis igaüks teeb selle prioriteetide seadmise mõnes mõttes oma täpselt selle teadmiste pagasi pealt, mis tal parasjagu on. Et me tahaksime sinuga rääkida 3-st justkui sellisest prioriteedi suunast, mida me oleme omavahel natukene põrgatanud ja mõelnud, et vot need võiksid olla justkui natukene lihtsustatud sellised alused, kust hakata üldse mingisuguseid teekondasid lahti harutama. Et ja need 3 võiksid siis olla. No hästi lihtne, kõige esimene on füüsiline tervis. Ja miks? Siis sellepärast, et kui sa ennast igapäevaselt hästi ei tunne, siis sa ei ole oma täispotentsiaalis, sul on energiat vähem, sa ei jaksa, sa ei viitsi, sa ei taha ja kohe selle järel saad sa aru, et sa oled vaimselt tasakaalust väljas ehk sinu emotsionaalne tasakaal on koheselt rikutud. Aga kumb juhtub enne, kas vaimne tasakaal läheb paigast ära või füüsiline tasakaal? Ja siin ei olegi võimalik öelda, et vot see on alati nii. Aga üks on selge, et füüsiline keha näitab sulle välja seda, mida sa võib-olla oma vaimsest olekust ei oska lugeda, siis füüsiline keha on see, kes need märgid nii-öelda maha paneb, et on vähe energiat, et mul ei ole tuju midagi teha ja kõik need asjad, mis sinna järgi tulevad, eks. Ja need on omavahel hästi seotud, enamus inimesi seda loomulikult aktsepteerib ja mõistab ja ka proovib võib-olla, ma loodan, ennast juba sättida selle järgi, et tal oleks siis hästi palju ühiseid tegevusi, mis rahustaksid nagu mõlemat poolt maha, jah. Aga see 3. alustala on selline, mille peale võib-olla, et kohe ei tulegi, et ma jätan selle siis nagu sulle lahata. Ja miski, mida ilmselt ma ei tea, mina seda küll oma elu heaolu silmas pidades ei saa tähelepanuta jätta ja tegemist on siis finantsilise tervisega. Et minu õnn või õnnetus on olla kasvanud üles nii-öelda ettevõtjast isa perekonnas, võiks öelda. Ema on olnud lihtsalt isa toetav, ettevõtlust toetav läbi selle, et ta on olnud olemas nii-öelda toetava poolena, sest ettevõtja elu kipub olema väga erinevate fookuste seadmisega. Aga sellist finantsilist turvatunnet tunda olen ma alati unistanud. Kas see tähendab nüüd seda, et jõuan sinna, et oi, et ju ma siis kasvasin ikkagi mingisugune hõbelusikas suus, kui ettevõtjate perekond juba oli. Siis tegelikult ma arvan, et minu tänane väga suur see nagu vajadustunne või soovitunne sinnapoole püüelda on pigem olnud vastupidi seotud. Ma olen tundnud nii paljudest asjadest ennast ilma olevana ehk
kuidas sinuga on, kuulaja, kas sina tunned, et oled oma rahadega nii mäel, kui mäel olla saab ja raha nagu putru on ju, või voolad või nii-öelda rahad pappi tuleb nagu Vändrast saelaudu või tegelikult pigem käib pidevalt üks saagimine, et mida ma saan, mida ma ei saa. Ja 3 lapse emana on tegelikult noh, minul endal isiklikul taustal täna, kui sa mõtled nende kohtade peale, kuhu lisaks iseenda unistustele, soovidele, kodule, puhkustele ja mõtetele, mida kõike tahaks, on nii palju teisi inimesi veel, kes minu nii-öelda või minu kui pere, meie nii-öelda pere finantsilisest tervisest sõltuvad ja milliseks nende see jalajälg seal, mis neile nagu see mustrite mingisugune jada kaasa tuleb, et mis nemad oma ellu kaasa saavad. Ühesõnaga finantsiline tervis, ma läksin siin kohe juba, väga sukeldusin juba kuhugi nii ära. Kaia juba kadus ära, et et see on üllatav, on ju, aga kui sul on kogu aeg finantsiline surve, siis sa ei saa rääkida vaimsest või emotsionaalsest tasakaalust. See ei ole võimalik, sest sul on sees kogu aeg ärevus ja varem või hiljem see ärevus avaldub sinu füüsilises kehas. Nii et sellepärast on see selline kolmnurk. Ma olen aru saanud, et elus üldse on kõik asjad kolmnurgana, nii et ükskõik, mida sa vaatad, igal pool on kolmnurgad. Ja see on siis üks selline tervise kolmnurk. Need kolmnurgad jagunevad veel kõik omakorda kolmnurkadeks, mis jagunevad veel omakorda kolmnurkadeks, eks ju. Aga me täna siis räägime füüsilisest tervisest ja järgmisel korral siis vaimsest tervisest, mis siis kaasab ka emotsioone ja kolmandal korral siis räägime finantstervisest, olemata siis finantsiliselt erialaselt koolitatud, aga jagame lihtsalt oma elu olulisi ämbreid sinuga. Eks ju. jah, see meil jagub ei ole probleemi. Ei, jagub ja püüdlused on ka paremuse poole olemas, nii et tegelikult on igal lool 2 poolt, on ju. Ehk püüame sinuni täiesti ehedalt siis tuua neid mõtteid, neid taipamisi, mida siis oleme oma imeilusa noore elu jooksul saanud. On ju? Just, aga alustame siis füüsilisest tervisest ja see on selle koha pealt küll igapäevase heaolu ja tervise seisukohalt ju kõige silmnähtavam teema, millega tegeleda, sellepärast et kui ma täna vaatan vasakule ja paremale, siis on väga-väga palju inimesi, kes sõltumata vanusest on juba mingisuguste ravimite peal või juba mingisugused haigused läbi põdenud või põdemisprotsessis või on lakkamatult haiged või kasutavad antidepressante ja on pidevas stressis ja ülekoormuses, läbipõlemises. Jällegi juba jookseb ka vaimne tervis sisse, ei saa mitte midagi sinna teha, nad on väga tihedalt seotud. Aga Kaia, kas sinul on olnud elus sellist kohta, kus sa oled oma füüsilise tervisega olnud väga hädas? 2 laps, ilus laps. Ahah, Ma arvan, et kui ma mõtlen mingitele tunnetele tagasi, mis mul on seoses minu füüsilise kehaga, siis ilmselt kuni sellise ütleme, no kuidas varajase puberteedini, ütleme selline 11, 12, kuskil sinna vanuseni, võib-olla pluss-miinus natukene. Arvan, et minu kehakaalu teema oli kindlasti tegelikult teema, millele oleks võinud tahaks nagu mõnes mõttes öelda nagu vanemad nagu tähelepanu juhtida või kuidagi mingite valikutega aidata suunata, aga siin jälle tuleb mängu kõik muud võimalused, mis peres olid, et ja kui muid võimalusi väga palju ei ole, siis minu ema oli väga osav köögis. mm. Ja kuhu tema oskas imeliselt oma sellist armastuse jagamist panna, oli küpsetamine. Ehk siis tegelikult suure osa minu lapsepõlvepäevades oli alati mingisugune isetehtud sai, isetehtud kook, isetehtud see või teine ja kolmas. Ja kui sa mõtled selle peale, et no aga mis sellest siis nüüd on? Ega ei olegi midagi, kui füüsiline liikumine on paigas ja kõik muud asjad ka, aga meil oli kodus ka alati jäätis. Meil oli alati kodus mingisugune nänn see ja nänn too. Selle kõrval oli tegelikult täiesti normaalne kodutoit, mida mina võin näiteks öelda nagu füüsilise tervise koha pealt, kui ma jõuan kogu aeg toitumise juurde tagasi, on see,
et noh, meie peres sellist võileibade armastust või mingit sellist või valmis toitude armastust või seda tegelikult ei olnud. Toit olid hästi lihtsad, tavalised kodused supid ja autised ja ahjupraed ja noh, nagu selline klassikaline, aga sinna lisaks tuli nii palju seda armastust. Ja vaata, see armastus oli tegelikult see, mis mina näen ikkagi tervise võtmes. Liiga palju head ei ole hea. Et millised trauma ma sealt siis nüüd kaasa endale sain, eks siis need, kes mind lähemalt nüüd teavad ja kui kiiksuga ja normaalne või ebanormaalne ma siis olen, et eks nad siis hindavad ise. Aga üheski äärmuses tegelikult ei ole ilus olla või ei ole nagu õige olla, tahaks nii öelda. Aga ma usun, et see on üks mingisugune selline varjatud sisemine motivaator minu jaoks olnud, miks ma täna tegelikult aastaid enda jaoks olen normaalse kehakaalu hoidmise, selle toitumise fookuse niivõrd oluliseks seadnud, sest ma tegelikult saan aru, et kust ma nagu tulen füüsiliselt, et ma olen nii-öelda lapsena ülekaaluline olnud, kus ma ei tundnud ennast oma kehas hästi, sest ma tundsin ennast teiste kõrval paksuna. Noh, nagu kuidas sa seda ilusamini ütled, vabandust, nagu kui tundub, et seda on raske kuulata, siis lihtsalt see on minu lugu, eks ju. Et ära nagu mõtle, et ma sellega nagu tembeldan kedagi või ei, aga et see on lihtsalt minu tunne oli, minu kehas oli tunne selline. Ja kusjuures ma ei ole seda kunagi rääkinud. Tere tulemast Terviselu podcasti, ehk siis nagu kui sa nüüd oled seda kuulama nagu sattunud, siis see ei ole lugu, mida ma kuskil emailis oleks kirjutanud või mingis seminaris jaganud, et see on see koht, kus sa kuuled rohkem meist, kes me oleme või mis me oleme, eks ju. Aga kuhu ma tahtsin jõuda on nagu see, et kõik, kust me nagu tuleme mingil määral on põhjusega selle koha pealt, et kuhu me siis oleme jõudnud. Et ma arvan, et see on üks osa minu kasvamiseks sellisesse terviseteadlikkusse, kus ma olen. Ja ma arvan, et see annab väga palju mõistmist juurde ka neile, kes tegelikult on alles võib-olla nagu natuke paar sammu tagapool alles teel siia. Aga ma ka ei teadnud ju seda lugu. Ei. Et mul jooksid siin mingid oma mõtted peast läbi. Aga ma küsin sedapidi, et kas sa teed täna väga suuri pingutusi selleks, et ennast kaalus hoida? Ei. Ma lihtsalt olen otsustanud ära, millised on tegelikult need lihtsad toitumise tõed, millisena ma 80% ajast oma toidulauda hoian. Võib-olla isegi 90% tegelikult, aga ma püüan alati nagu ma klientide vaateski nagu toitumisnõustamisi teen, rääkida sellest, et loeb ikkagi see, mida sa teed suurema osa oma ajast. Ehk see määrab selle trendi, kuhu suunda sa liigud. Ja tänaseks ma arvan, et ma olen niipidi oma kehaga võib-olla nagu sõbraks saanud või nagu heas kontaktis, et kui ma ikkagi paar päeva sõna otseses mõttes või 10 päeva olen nagu käin reisil ja olen nagu sellises natuke vabamal režiimil, siis mu keha hakkab tegelikult üsna kiiresti märku andma sellest, et Kaia tead, et ma tegelikult olen nüüd väsinud, ma ei jõua enam, tekivad sellised kompenseerimise mehhanismid, kuhu ma lähen tagasi lapsepõlve, tahaks jäätist süüa. Põhimõtteliselt mul tuleb mingid lapsepõlve, need rõõmud tuleb väljas, siis et see teeb mulle mingit head tunnet, eks ju. Tegelikult mu keha tahab lihtsalt puhkust saada, hoopis on ju, et lülita korraks ole hea see rabelemine välja. Et jaa. No vot. Kui mina vaatan täna inimesi enda ümber, siis ma olen aru saanud, et enamus ei ole kunagi rahul sellega, milline see keha meil on. Et need, kes on pikad, tahaksid olla lühemad ja need, kes on lühemad, tahaksid olla pikemad aga ma olen näinud väga vähe inimesi, kes tahaksid olla rohkemas kaalus, et see tundub mulle ikkagi, et on väga nii-öelda nagu valdav see, et ma tahaks olla vähemalt 2 kilo kergem kui mitte 20. Ja kui ma ajalugu vaatan, siis vanasti olid ju moes lopsakad naised. Siis täna on ainult pärbid. Ehk et see, kui Ken ja värvi tulid, see rikkus ikka meil inimestena väga palju siin ära. Ehk et me arvame, et me peame kõik ühesugused välja nägema ja me ei väärtusta seda, mis meil selle füüsilise kehaga tegelikult olemas on. Aga me seda kaaluteemet võimegi arutama jääda. Ma tooksin siia, sellel teemal me muidugi võime teha täitsa ja kindlasti tuleb ka ja meil on siin mõned väga toredad lood küpsemas kaaluteemalistelt. Aga
aga ma võib-olla tooksin siia sisse selle, et keha on meil suurepärane tööriist, millega igapäevaselt oma heaolu parandada ja keha räägib sulle väga palju asju, kui sa võtad vaevaks teda kuulata Mm. ja õpid ära tema keele. Ehk et läbi füüsilise keha sa saad aru sellest, et su maailmas on midagi valesti. Ehk et võib-olla, et sinu vaimne maailm või sinu emotsioonid kõiguvad või sinu finantsid ei ole piisavad või kõik muud asjad. Ehk et keha näitab sulle ära, kus su elus on tasakaalutus ja su keha hakkab kuskilt otsast järgi andma, kas sa lihtsalt enam ei jaksa või sul hakkavad mingid, ma ei tea, hakkab sul silm kuskilt tõmblema või hakkab sul põlv valutama või hakkab sul kuskile, tuleb sul raskus või mis iganes asjad need on, siis kõikidel nendel asjadel on oma põhjused, aga füüsiline keha on nii-öelda nagu see lõuend, kuhu siis maalitakse väga erinevate värvidega väga erinevatesse kohtadesse väga erinevaid sümptomeid ja sinu rida on siis neid kas 100-ga ignoreerida või midagi ette võtta. Kuidas sa sümptomite ignoreerimises oled? Ega väga kaua täna enam ei taha ignoreerida. Mm. Üsna kiiresti püüan ära taibata, et okei, et see ei ole päris õige. Kehasignaalidest üldse me tegelikult oleme salvestanud sinu jaoks täitsa eraldi saate eelmiste episoodide alt, võid minna piiluma, kui see keha selline märkide lugemine sinu jaoks natukene põnev tundub, aga päris täpselt ei tea ka, mida me selle all nagu mõtleme, et me oleme seda tegelikult avanud. Aga ma arvan, et sealt sõltub vist väga palju see enda jälgimise koht sellest olukorrast, et või mingisugustest muudest sind ümbritsevatest olukordadest ka, et kui ma mõtlen selle peale, näiteks noh, hea näide on see, et kui ongi ka emotsionaalselt keerulisemad ajad, kui sa oled rohkem pingeolukorras, sa tead, et sul on mingisugune lühem periood, kus sa tunned, et nüüd mul on vaja endast kõik anda, siis oled valmis kannatama seda mingisugust tujukust seoses sellega, et sa oled vähem maganud, võib-olla kuidas öelda, allud rohkem isudele, sellepärast et sul ei ole justkui aega enda kehale seda pakkuda, mida ta tegelikult nagu tervise mõttes vajab. Et sa teed nagu mingisuguseid nii-öelda kompromisse, mis ei ole tegelikult üldse kompromissid, vaid sa nagu Ronid ikka lati alt läbi? ja nagu ikka rämedalt lähed lati alt läbi Mm. selleks, et lihtsalt läbi mingi jama siis nagu kuhugi kohale jõuda, kus sa pärast siis võib-olla ei tunne ennast üldse nii hästi, sellepärast et sa tegelikult nii palju oma seda nagu, nagu heaolu väärikust kaotasid või midagi sellist. Et see ei ole üldse see enda füüsilise hoidmine, ühelt poolt on see imelihtne, teiselt poolt võib paras väljakutse olla, eriti kui sa seda alles harjutama hakkad. Sa ei ole selles veel väga osavaks saanud. Et siis on nagu see oma see sisemise motivatsiooni nii-öelda tule hoidmine nagu ülioluline, et see keha signaliseerimine ja selle nende signaalide lugemine, kui on nõrgem veel. Ja no minul on see teema ka, mis mind väga kõnetab, sellepärast et mina olen oma füüsilise kehaga ikka täitsa lappesse läinud. Selles mõttes, et keha mulle hakkas märgutama juba väga varakusti, 10+ aastaselt ja ma täiega nagu ignosin kõiki neid märke. Ja ja lõpuks päädis see siis sellega, et aastal 2017 ma praktiliselt olin liikumisvõimetu. Ma ikka täiega ignoreerisin ja mõtlesin kogu aeg, et see on see üks kord ja see on see üks kord, aga see kogu aeg süvenes. Ja huvitav oli see, et kui sul on tervis käest ära, eh, siis kui sul on ikka väga valus juba või sul on mingi väga raske diagnoos, siis sa suudad ennast mobiliseerida, võtta kokku siis oma tahtejõud ja teha kõiki neid asju, mis sul on vaja teha. Ehk et mina ka püsti tõusta ei saanud, aga mööda põrandaid ma sain ju roomata, eks no võimelda ikkagi saad, liigutama peab. Püsti ei saa, aga käpuli ikkagi saad olla ja siis sa kõnnidki ühest toa otsast teise ja keerad ennast jälle ringi, teed seda, mida sa saad. Ja kui sa siis tasapisi saad paremaks ja kui siis on juba väga hea,
siis kaob nagu see vajadus neid asju teha ära. Ehk et see on inimene on ikka nagu üks imelik, tegelane, et, sa oled võimeline ennast nii-öelda nagu pingutama mingisuguseks kindlaks ajaühikuks ja sa ei võta seda, et see nüüd on elukestev muutus, mida ma pean tegema. Mhm. Eks, et ma pean ju võimlema, et ei pea võimlema, vaid selleks, et ma ennast igapäevaselt hästi tunneksin, ma ju tegelikult tahan võimelda. Mhm. Aga millegipärast väga paljud ei suuda sellega tegeleda ja ega mina kuulun siis aeg-ajalt ju ka sinna sekka. Ma küll ei saa öelda, et ma üldse ei liigu, aga ma sellist lihastreeningut ei tee täna, mida ma järjest rohkem tunnen, et ma peaksin hakkama tegema. Võiksid. Jaa, just nimelt, ma ütlesingi praegu meelega peaksin, sellepärast et senikaua, kuni ma pean, senikaua ma sellega tegelema ei jõua. Ehk et see on see ringi mõtestamise koht, eks, et tundub, et mul on ikkagi väga lühike mälu. Mhm. Päris Sest kurb. vot Pille, see, kuidas sa oled kirjeldanud tegelikult seda, mida sa läbi oled elanud nagu füüsilise tasandi poole pealt, eks ju, oma haiguse kogemusega, et siis see mälukoht Jah, tõepoolest. ei, ma sain praegu aru, et mul on olnud väga lühike mälu ja ja kui ma olin selles olukorras, siis ma lubasin endale, et ma teen, mida iganes, on vaja teha selleks, et saada nii-öelda oma elukvaliteet tagasi. Aga kui ma selle tagasi sain, siis see on tasapisi, mul jällegi meelest ära läinud. Nii et praegu on, täpselt selline koht, kus, see olukord, siis läks muutusesse. Sa võtad nagu Jah, iseenesestmõistetavana, et ma täna tunnen ennast nii, nagu ma tunnen, taipamata võib-olla seda, et sinu keha sees nagu sügavamates kihtides tegelikult on juba nii suured puudujäägid. tasakaalutused, puudujäägid, et sa oled nagu kogu aeg vaikselt murenemas, rebenemas, lõhenemas, nagu mingi lõtk on nagu sisse tekkimas, aga kiht peal Mhm. veel ei ole murenenud. Jaa, sest me õpime selle valuga või selle haigusega ju elama. Me teeme kõiki asju jätkuvalt edasi. Mina ju ka õppisin ennast liigutama ja püsti tõusma ja istuma ja keerama ennast selliselt, et oleks nagu võimalikult vähe valus. Ja me oleme üliandekad. Me ikka õpime väga-väga palju asju ära, eks. Ja i aga sellel hetkel tõesti ei ole enam oluline, kõik see raha, mille nimel sa oled oma tervist matnud ja isegi need suhted, ei ole enam, sellise olulisusega, sellepärast et sul lihtsalt ei ole selle jaoks energiat. Ja see maksab hiljem muidugi, karmilt kätte, aga see on takkajärgi tarkus tavaliselt inimestel, minul ka. Ehk et, kuidas siis hoida seda, mis sul on sellisena, nagu see on, senikaua, kuni sa oled sellega rahul. See on see miljoni dollari küsimus. Ja see on igalühel, vastus on ju tegelikult isesugune, see sõltub sellest, missugune su elustiil on, missuguses olukorras sa juba praegu oled, kui vana sa oled, missugused su harjumused on. aga seda meelt ma olen küll, et alguses, lood sina endale harjumused ja pärast loovad harjumused sinu. Mhm. Ehk et, mida varem sa endale tervislikud, keha toetavad harjumused juurutad, seda lihtsam on sul küpsemas vanuses nendest harjumustest, kinni pidada, sellepärast et see on saanud sulle loomuomaseks. Mhm. Et mida noorem sa oled, seda tõsisemalt vaata otsa oma igapäevastele harjumustele, olgu sa alguse saanud hammaste pesemisest või hommikuvõimlemisest või vee joomisest või millest iganes. Mhm. Sest füüsiline tervis ju koosneb tuhandest erinevast aspektist ja täpselt sellisel kujul, nagu sina selle enda jaoks paika paned, täpselt sellisel kujul ta on sinu jaoks õige. Mhm. Sest see, mis sulle sobib, mis sulle meeldib ja see ongi sinu jaoks õige, et ei ole mõtet oma füüsilist keha vägistada trennides, mis sulle ei meeldi, dieetides, mis sulle ei sobi või toitumisharjumustes sulle ei sobi, eks. Ehk et see oskus oma kehaga koostööd teha on ikka ülioluline. Mhm.
Mina tahaks siia juurde tuua veel, kuna ma nende toitumisteemadega hästi palju tegelen ja töötan, et paar aastat tagasi käisin põneval toitumisalasel konverentsil ja seal oli esinemas tegelikult rahvusvaheline toitumisteadlane või sporditeadlane, ta on nagu erinevate või nii-öelda just keha füüsilise tervise, noh, tahaks öelda nagu peenoptimeerimise tasandil inimene, kes treenib olümpiavõistluste olümpiameeskondasid nagu nii-öelda. Ehk siis, kui me räägime füüsilise tervise maksimaalse võimekuse arendamisest, siis tema räägib väga palju ka sellisest noh, kogu keha vaatest nagu niiviisi, et tegelikult seesama uni on ju, seesama vesi on ju, kõik need nagu elemendid, mida su keha vajab selleks, et füüsilisel tasandil toimida, siis taandas ta selle ääretult lihtsaks tegelikult, et millest su keha tegelikult koosneb. Et ja mida ta selle nagu koosluse töös hoidmiseks tegelikult vajab. Et noh, füüsilisel tasandil kõik funktsioonid meie kehas on seotud rakkudega, aga raku tasandil kõik funktsioonid on seotud tegelikult üksikute erinevate elementidega, mida võiks nagu välja tuua, et nende rolli nii-öelda, et kui me räägime erinevatest vitamiinidest, mineraalainetest, erinevatest fütotoitainetest, noh, mis iganes kõik meil on, et me ei räägi siin lihtsalt makrodest nagu, et valgud, rasvad, süsivesikud, vaid et millest need valgud, rasvad, süsivesikud veel sügavamalt omavahel koosnevad, eks ju, et lähme nagu sügavamale tasandile. Et siis sulle nagu toitumise ja toitainete tasakaalu rolli nagu tähtsust nagu, et kuidas seda välja tuua, siis ta tõi hea näite. Et oletame, et sinu keha on nagu raamat, mis on kirjutatud ilusti, kenasti, olgu ta siis romaan, novell või krimpa või jumal teab, mis erootika on ju, et kes mida loeb, see ei oma absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Oluline on see, et kuidas kõik need sõnad, laused ja see jutt ja see lugu sinna kirjutatud on. Ja sinu keha füüsilisel tasandil on samamoodi lugu erinevate elementide koostoimest nagu niiviisi. Aga et selleks, et neid lugusid, sõnu, lauseid kirjutada, on vaja tähti. Ja vaata, need tähed tegelikult tähistavadki neid samu nii-öelda mikroelemente kõike, mida meie keha vajab toitainete tasakaalu seisukohast. Ja kui sa nüüd mõtled, et okei, mul on nüüd see lugu siin ilusti, kõik on nagu kirjutatud, aga nüüd sulle öeldakse, et võtame ära A-tähe, võtame ära E-tähe, võtame ära B-tähe, O-tähe. Mõne I-tähe ka näiteks on ju. 5 tähte võtame ära, ma neid kordama ei hakka, ma ei mäleta, millise ma nimetasin, aga mõtlen nagu selles, et kui sa nüüd püüad minna, lugeda seda lugu niimoodi, et sul mingit tähti ei ole, siis tegelikult enamus inimesi päris normaalselt sealt enam lugu välja ei loe, mis seal tegelikult kirjas on. Tekivad imelikud sõnade, tähtede ühendid ja sama lugu toimub tegelikult meie kehas ka, et kui füüsilisest tervisest rääkida, siis me peame rääkima füüsilistest ainetest, mida meie keha vajab, mitte lihtsalt nagu õhust, mullist ja armastusest, eks ju, vaid reaalselt füüsiline tuleb ikkagi füüsilisest. Ehk väga hoolega on vaja teada seda, et mida sa oma kehale päriselt pakud ja mida sa ei paku. Et see, et täna toit ei ole nii toitaine tihe enam, ehk neid samu tähekesi seal enam nii palju ei ole sees, kui palju su keha tegelikult vajab ja kuivõrd kallutatud oleme me tegema neid valikuid kaubanduses, mis tegelikult kehas sugugi tervena hoida ei aita. Ja siin on see teadlikkuse koht, see enda aju ära häkkimine, see vaimse tervise teema, kuhu me läheme nagu nii-öelda järgmise, see on nagu ülikriitiline, et see sünergia toimima hakkaks, et need klikid peavad olema nagu erinevatel tasanditel isegi tehtud. Ja siia tuleb juurde kohe ka see, et täna ei ole enam lihtne valida. Vanasti oli väga lihtne, eks sa võtsid maast kartuli, sa sõid selle ära ja keegi ei tulnud selle pealegi, et võib-olla, et kartul sinu kehaga üldse ei sobi. Mida sa täna kuuled ju uksest ja aknast on ju, et kartulit ei ole enam vaja süüa. Või et sa lõid oma sea maha ja sõid selle sea ära. Mina olen ka sigu kasvatanud ja oma sealiha söönud. Siis kui sa täna lähed siga ostma, siis see liha ei ole enam sellise välimusega, nagu ta oli, eks ju. Ja küsimus, eks ju, et missugust liha ma ostan, kas siga või looma ja kui looma, siis millist looma ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et meil on see lihtne asi nagu söömine tehtud nii keeruliseks. Et ehk et see, ütleme niimoodi, et see talupoja tarkus hakkab nagu ära kaduma. Ja võt sellest on kurb lugu, sellepärast et varasematel aegadel ei olnud ju ülekaalulisust. Ei olnud ju selliseid tervisehädasid. Muidugi inimesed ei elanud võib-olla ka nii kaua, aga olgem ausad, mis sellest pikast elust kasu on, kui sa viimased 25 või 30 aastat vallutad.
Mhm. Eks, et selle koha pealt see füüsiline tervis on ikkagi selline, et kui sa iga päev seisad peegli ees ja vaatad, et mul on 10 kilo üle, no võta siis midagi ette. Mhm. Ja kui ei võta, siis ära vaata ja ära hädalda. Mhm. Ja ole rahul sellega, mis sul on, see on ka parem, kui kogu aeg olla rahulolematu iseendaga, et siis lepi sellega, et aga ma nüüd olengi selline. Mhm. Aga kui sinus on millegipärast see soov ja tahtmine iseenda jaoks luua paremat väärtust läbi selle, et sa oled füüsiliselt heas vormis, et sa oled vaimselt heas vormis, et sa oled ka finantsiliselt heas vormis, siis ega need asjad ikkagi ilma tegemata ei tule. See ei tule nii, et ma istun teleka ees saiake näpu vahel Mhm. ja siis mõtlen, et oi kui tore, kui mul nüüd kõik need asjad oleksid, et päris nii hästi meil täna enam ei lähe, sest maailm meie ümber on nii palju muutunud, Mhm. et et sellega tuleb nii-öelda nagu tegeleda, aga selleks, et tegelema hakata, tuleks kõigepealt ikkagi teha ära võib-olla et see algaudit, et mis mu elus üldse toimub. Mhm. Ja kui mina olen siis neid auditeid teinud endal nüüd peaaegu igal aastal Mhm. ja päris esimene audit ma tegin siis, kui ma olin selilivoodis ja liikuda ei saanud, sellepärast et mul oli vaja aru saada, et mis mu elus on siis nii pekkis, et mul enam liikumisvõimet ei ole ja siis ma tegin oma elu esimese auditi ja peale seda ma olen teinud seda igal aastal Mhm. ja olen seda siis ka teinud kursustena, eluraamatuna ja inimestel elu hakkab tasapisi muutuma, ta muutub kõikidel, küsimus on, kas sinna, kuhu sa tahad, et ta muutuks, on ju. Mhm. Aga just see osa, et sa ei saa muuta seda, mida sa ei tea, et muutmist vajab. Mhm. Mis on valesti, mis on pildil valesti, see on samamoodi, kui sa võtad auto mootori lahti, see auto ei sõida, sa pead kõik jupid võtma lahti, ära puhastama ja siis hakkama tagasi panema ja vaatama, et kas mõni jupp tuleb välja vahetada või ära puhastada või uued filtrid panna või Mhm. mis iganes. Eluga on täpselt samamoodi. Mhm. Et sa ei saa lihtsalt suvaliselt, ma nüüd võtan selle asja, hakkan seda tegema ja tervisega on samamoodi, Mhm. et sa pead aru saama, miks sul on üks või teine või kolmas sümptom, mis selle taga on, missugune elustiili ähm, haru seda siis põhjustab ja Mhm. hakkama sellest siis pihta. Mhm. Ja see on selline endasse vaatamise koht, see on väga põnev teekond, mulle väga-väga meeldib seda teha nii ise kui koos teistega. Mhm. Jaa, mulle isegi meeldib see, mis sa tõid välja, et tegelikult see elu 25 aastat tagasi oligi hoopis midagi muud, kui ta on täna. Ehk siis, kui me elame kaasaegses maailmas, siis ka oma tervise hoidmise jaoks ja võib-olla ka nagu paremaks muutmise teekonnal me tegelikult peame kasutama nutikaid ja kaasaegseid vahendeid, abilisi, olgu selleks siis erinevad terviseanalüüsid, olgu need erinevad tervisevidinad, on ju, olgu need erinevad, noh, minul endal on näiteks füüsilise treeningust olime siin juba Mhm. juttu, on ju. Mina väga armastan sellist treeningut, nagu on EMS ehk siis Electrical Muscle Stimulation, mis on elektriimpulssidega antakse sinu kehale treeningu tegemise ajal veel lisastimulatsiooni, lisa nii-öelda tööd antakse kehale, lihasekihtidesse, mis võib-olla muidu mingi liigutusega ei aktiveerugi üldse. mida see annab? See annab kiirema efekti. See on see koht, kus sul on juhtmed küljes, on ju? Jaa, jaa. Ja mul on Just. sellega üks kogemus ja kui ma sealt ära tulin, siis ma palusin oma keha käest vabandust. Palusid vabandust? Jah, Nii. sest mu keha oli täielikus šokis, ma üle kere värisesin. Võib-olla oli asi selles, et ma ei teadnud, mis asi see on, ma läksin lihtsalt katsetama. Mhm. Võib-olla mulle tehti liiga suur treeningkoormus. Mhm. Ehk et niisamagi ilma nende vidinateta oleks see olnud Olnud mulle juba päris koormus. suur koormus, on ju. Mhm. Mis iganes seal toimus, ma lubasin, et ma oma kehale seda enam mitte kunagi ei tee. Näete, eks Kui me pole erinev võib nendest, kogemus jah, olla. me, Jah. me, me ei ole nendest asjadest kunagi Ei, rääkinud, on ju. aga tuleb nüüd Meil, öelda. meil on täna väga vähe asju, mis meil on sarnased, on ju. Ja ometigi meil on koos jumala tore olla, meid see absoluutselt ei sega. Ja see on hea näide sellest, et Jah. palun vali see, mis sinu kehale sobib. Jah. Nii toidu poolest see, et naabrinaine teeb ketot ja see teeb fütot Jaa. ja see on puhta vegan. Kama 2. Sina tee seda, mis sulle sobib. Aga mõtle selle üle selle vaatenurga alt, et kas see teeb minu kehale head, Mhm. sest ülekaal on alati
alati seotud toitumisega. Seal võivad olla ja seal on väga palju emotsionaalseid põhjusi taga, miks Mhm. me ennast toiduga lohutame ja mida me otsime ja mida me peidame ja Kõik muu. see on, toiduga on see tohutu filosoofia seal taga, eks. Aga ta ikkagi, see kaal tuleb sul läbi selle, mis sa suhu pistad ja nii palju, kui mina olen täna aru saanud, siis kedagi vägisi meil enam ei toideta. Mm-mm. Kui just kuskil hooldekodudes või Mhm. sealpool, aga me ikkagi, see on meie vaba valik Vastutus. ja ega ei ole lihtne ennast saledamaks saada, aga ei ole lihtne ka ülekaaluline olla. Mhm. Mõlemad teed on rasked ja valusad. Küsimus on selles, et kumma valu lõpus on parem enesetunne ja suurem rahulolu iseendaga. Väga hästi öeldud, Pille. Tahan teha sulle siia kui ühe pisikese sellise üleskutse, et kui sa täna oma tervise, füüsilise tervise poole pealt tunned, et sul juba on mure või sa tegelikult ei ole mures, aga sa oled nagu selle koha pealt teadlik, et sa tahaksid seda hoida maksimaalselt õitsevana, nii nagu sa hetkel oled, on ju, siis tegelikult siin Terviseilu portaalis on sinu jaoks olemas üks päris põnev tasuta koolitus, kui sa seda veel kuulanud ei ole või kui sa kuulad Spotify'st meid või Youtube'ist, siis mine terviseilu.ee ja piilu seal ühte tasuta koolitust. Me tegelikult räägime natukene rohkem lahti toitumise rollist üldse füüsilise tervise koha peal ja ka sellest, kuidas tegelikult siis on kaasaegses maailmas nutikaid lahendusi, et oma keha seda nii-öelda heaolu kohta natukene kaardistada. Et Ja mine tea, võib-olla seal on varsti rohkem kui üks koolitus, et vahetevahel piilu, meil tuleb igasuguseid häid mõtteid, me neid siin järjest teostame, aga aga kuna me tahame muid toredaid asju ka teha, siis me edeneme omas tempos. Aga tõesti, sa saad ise väga palju ära teha ja see, kuidas siis oma emotsioonidega ja oma vaimse tervisega tegeleda selleks, et su füüsiline keha tunneks ennast hästi, sellest me räägime siis juba järgmisel korral ja ülejärgmiseks korraks jääb siis rahatervis, nii et sul siis on midagi oodata, aga senikaua, kuni siis järgmise podcast'ini vaata, mis suhe sul toiduga on ja ja oma kehaga, ja just. oma tervisega, kus sa täna oled, kuidas on sinu energiatase, kui hästi sa magad, kuidas sa naudid, kui nauditav sinu jaoks on see, mida sa oma peegelpildina näed üleüldse, kui hästi sa ennast oma kehas tunned Jaa, tegelikult. ja kui palju rõõmu on sinu päevades, sellepärast et need on kõik seotud füüsilise heaoluga. Ja kui sul on küsimusi või sa tahad meie käest midagi küsida, siis Episoodi alt leiad sa meie mõlema kodulehelt, kust meiega ühendust saab. Seniks aga aitäh sulle, et oma aja meile kinkisin. Loodan, et said siit enda jaoks mõned mõttekillud kaasa ja kohtume juba järgmisel korral. aitäh sulle!